Tere kõigile, minu nimi on Elari Tamm ja te olete kuulamas ja vaatamas Arko Akadeemia järjekordset podcasti ja seekord keskendume siis Pärnumaa kinnisvaraturule ja minuga on liitunud ja liitumas Terje Võrk, meie Pärnu Arko Vara kinnisvarabüroo maakler. Tere, Terje! Tere! Suvi on põhimõtteliselt läbi ja Pärnu on ikkagi täitsa ametlikult suvepealinn. Kuidas see suvi Pärnut puudutas? Oli rahvas kohal, oli aktiivne suvi? Oli väga ilus suvi, oli väga päikseline suvi, isegi mina jõudsin mere äärde ja päevitasin natukene. Ja inimesed ei pidanud üldse pettuma suves, nagu vahel on, et halb suusailm, aga seekord oli kõik täiuslik. Täiuslik. Ma kujutan ette, et kui inimesed Pärnus suvitavad või seal lihtsalt ka ringi käivad ja seal hulgas ka mina, tegelikult armud kiiresti sellesse linna ära, et kas see on sage, et inimene puhkab seal ja järsku mõtleb, et aga ma tahaksin ka elada? On, kusjuures tõesti need majad, mis mere äärde ehitatud ongi täis suve elanike kortereid, talvel nad tihti on tühjad, aga ostetakse ja ehitatakse õnneks sinna ka juurde, et on võimalus elada Pärnus. Ma kujutangi ette, et suvel on Pärnu loomulikult selline nagu rahvast täis ja elu käib, talvel on nii nagu muud suvepealinnad, et pigem rohkem rahu ja paitsem. Üldse ei ole niimoodi. Minu meelest on Pärnus talvel ka täiesti elu ja saab aastaringselt väga hästi elada ise omast. No nägid, siis jõuame juba sinna, et Pärnu ei ole keskmine Eesti väikelinn, vaid tegelikult ju suuruselt, kui ma ei eksis, kas ta on meil 4. Pindalalt vist ikka esimene või? Pindalalt lausa esimene, see meeldib. Aga läheme Pärnu kinnisvaraturu juurde, et võib-olla siuke üldisemalt, et mõned sõnad, on see sama aktiivne kui muu Eesti ja mis see numbrites võiks praegu tähendada? Tallinnas ta jääb pisut maha, tõsi. Aga aktiivsus on tõusnud, korteriturg teeb oma rekordeid, maju, nii uusi kui vanu on müüdud rekordiliselt kiiremini ja kõrgemate hindadega kui seni. Ja üüriturg, mis on Pärnus suvel just teemaks alati, siin võib-olla koroona ei avaldanudki nii palju mõju, kui oodati. Aga stabiilselt on tõusnud hinnad ikkagi 5–7% aastas. Võib-olla eelmine aasta tegi väikse augu sisse ja tänu sellele kõik tundub kiirem, aga trendina pigem võiks välja tuua maakonna, mitte niivõrd Pärnu linna, aga siis selle, kuidas otsitakse maakonda maju, kas oma teiseks elukohaks või püsivalt ümberasumiseks, tullakse Tallinnast Pärnusse elama ja kuigi analüütikud siin on erinevad öelnud, et ei näe mingit maamajade buumi ega maale kolimise trendi, aga võib-olla nad on liiga konservatiivsed siis. Mihkel Eliste, meie analüütik, just hiljuti ühes oma analüüsis ja ka artiklis tegelikult rääkis, et Eestis on maamajade buum ja eelmine kuu, kui me Viljandi kinnisvaraturust rääkisime, siis ma sain samasuguse tagasiside, et tegelikult samamoodi väga raske on selliseid ilusaid talusid või maamaju isegi Räämas juba kuskilt saada sellise mõistliku hinnaga, et kui mõni aeg tagasi see oli üsna selline, et sa teadsid, et 15 000 või 25 000 eest ikka mõne kusagil saad. Jah, ma siin võtan kohe numbrid üle selles mõttes, et maakonnas on sellised majad, mis tõsist renoveerimist vajavad. Müügis võib-olla 35–45 000 euroga, ostetakse 25 000-ga. Ehk need nõuavad renoveerimist, sinna tuleb elektrit juurde ehitada, vesi, kanalisatsioon, kõik puuduvad, aga need on siiski otsitud, mida kaunimas kohas nad asuvad. On juba renoveeritud hooneid ka siiski müügis, aga nendest on tõsine puudus. Neid ei taheta ju ära müüa, kui sa oled sinna oma hinge ja eluaastad juba sisse pannud, eks ju. Ja linnas, siin Pärnu linnas konkreetselt tõesti vanu maju, mida müüa tahetakse on, aga need hinnad ja renoveerimiskulud vist on piisavalt kõrged, et vaadata väga hoolikalt oma rahakotti. Ja laenu saamine kõigil ei ole päris kerge, et see on ka osutunud siiski probleemiks, eriti vanemate majade puhul, kus pesuruum ehk ei ole kvaliteetne või isegi mitte kaasaegne.
niipea kui need olemas on, siis on juba palju lihtsam nii laenu saada kui renoveerimisega pihta hakata. Tuleme korraks Pärnu nagu linna ja kõige suurem turg on kindlasti korteriturg. Millised trendid praegu sellis korteriturul on kõigepealt hindades, et mis see keskmine ruutmeetri hind praegu Pärnu korteriturul on? Pärnus tooksin välja eraldi vanad korterid ja uued korterid, nii-öelda tüüpmajad 60-ndatest kuni 80-ndateni ja siis need uuemad, kus võib-olla planeering on juba parem ja päris uued, mis nüüd värskelt on valmis saamas. Et tüüpkorterite puhul siin Mai rajoonis on ühed hinnad ja ülejääl teised loomulikult. No mingi 500 eurone vahe ruutmeetris võib täiesti vabalt tulla. Aga keskmiseks võib jääda 1000–1100 eurot ruutmeetrist vanemate puhul siis. Ja eriti hinnatud on esimene kuni 3. korrus. Miks ja nii? Miks esimene ja 3? Näiteks Tallinnas on esimene korrus ei ole väga populaarne. Ära nüüd räägi, mis seda ma ei usu. Ei, absoluutselt. Esimene korrus Lasnamäel, Mustamäel, Õismäel ei ole see korter, mis on kõige eesmalt minev. Ja võib-olla sellepärast siis Pärnus on natuke teistmoodi, ma arvan, et teistes väikelinnades ka. Tegelikult Pärnu ei ole väikelinn, aga siiski võrreldes Tallinnaga, et siin elab rohkem eakaid inimesi. Ja eakate inimeste puusaliigesed ja põlveliigesed on juba kulunud. Ja nad ei taha sinna 5. enam kolida. Ehk siis tegelikult väga praktiline põhjus, et vanema ealine elanikkond tegelikult otsib seda esimest maksimaalselt teist korrust. No 3. läheb ka veel tegelikult loosi. Okay. Ja rõdu võiks muidugi ka olla, sest siis on hea välja vaadata. Et täiesti selgelt on see näha, et ruutmeetri hind isegi tehingutes on 100 eurot kõrgem näiteks madalamatel korrustel. Ja lähevad kiiremini 5. korrust, neid maju on ju palju, neid on pakkumises ohtralt. Ja see on selline kasvav trend ka selles mõttes näiteks, et need korterid ülemistel korrustel tahetakse maha müüa ja osta asemele uues majas, liftiga majas korterid. Jällegi, et sul ei ole vaja nii palju üles alla käia. No poekoti saad ju vedada tänapäeval juba kulleriga üles, see pole enam probleem, aga kõik muud asjad. Ja selle juurest on hea ka, et need uued majad, mida nüüd on ka ehitatud siin näiteks Hirvela ja sellised Pärnu lähedased piirkonnad on maksimaalselt 3-korruselised, 4-korruselised, mitte rohkem. Selle jaksab ära käia. Ja kui nüüd nende vanemate majade ruutmeetri hind jääb sinna 1000–1100 eurot ruutmeetris, siis uuemate eest küsitakse juba 2020 eurot ruutmeeter. Ja on palju inimesi, kes sellest loobuvad just, et mis mõttes, et hinnad nii kõrged on, aga ilmselt on igal pool ikka see ehitusmaterjal ja tööjõukulu kõrgem ja järjest kõrgemaks läheb. Just. Uute korterite juurde korraks tulles, mul on siin turuülevaade ees ja 2020 vältel müüdi Pärnus 164 uut korterit, mille kohta siis analüütik ütleb, et see on 6,3% vähem kui aasta tagasi. Ja 2021 kohta ütleb, et pigem jätkub selles 2020 rütmis, milline see pilt visuaalselt on, kas kraanasid on püsti, kas uusi arendusi tuleb juurde? Ja täiesti on. Tuleb Rannarajooni, tuleb Ülejõele, tuleb Räämasse. Et on küll need ehitusload, mis välja anti varasem, võib-olla ebakindlus oli suurem, et nüüd on neid ehitama hakatud ja tõenäoliselt nad siis nüüd järgmise aasta vältel saavad ka valmis. Ja sadu uusi kortereid on Pärnus tulemas. Selles valguses on ju puhas rõõm tegutseda. Ja samas näiteks ruutmeetri hinnad on kõrged ja inimesed eelistavad 2-toolise korteri asemel pigem juba 3-toolist uut korterit osta. Ühel väga lihtsal väiksel põhjusel, vaata praegu ehitatakse elutuppa köök. Ja 2-toaline korter on sul ju tegelikult siis 1-toaline köögiga korter. Ühe magamistoaga köögikorter. Magamistoas peaks võimsalt sööma siis, eks ju. Või muidugi sellist, et on siin visatud ka võllanalja, et ma olen juba
vanemad inimesed on juba piisavalt vanad selleks, et mitte süüa ja elada ühes samas toas, et tahaksid ikkagi kööki eraldi. Üks tuba juurde ja kolmetoalistel korteritel on väga suur minek. Ehk siis trendid tulevad tagasi, muutuvad tagasi sinna, kus tegelikult köögid olid eraldi ja nüüd siis tükk aega lammutati neid vaheseinu, tehti suurtuba köök kokku ja no hea, kui nii tehtud on. Jah, et kui on ruumi ja avarus, siis on ju hea. Aga kui ta on nagu üks sein sul elutoas, nagu praegu väga palju ju tehakse soodsam ja otstarbekam ehk ehitada, siis on juba kontingent, kellele see enam ei sobi. Millised võiks olla sellised kõige hitimad korterid praegu Pärnus või küsin ka hoopis hitim kinnisvara, mis praegu on kõige kuumem, mida tegelikult kõige rohkem otsitakse, vähemalt sinu arvates või sinu info kohaselt? Ma ikkagi jään selle kolmetoalise liftiga majas korteri juurde. Otsitakse muidugi ka vanalinna, kesklinna, puumajja, kuna see on seotud võib-olla sellise väikse romantilise nüansiga, siin on hea suvitada, kui see veel aiaosa on juures ja ei ole väga palju kõrvalhooneid, vaid on ruumi aias, siis neid otsitakse ka tikutulega taga siiski. Natuke puitpitsi, natukene valgeid aknakardinaid, kõike seda ilusat ja nunnut. No Pärnu ikkagi ennekõike seostub enamus Eestile selgelt sellise suvelinnana, ilusad puidust puithooned, selline romantiline stiil ja ma usun, et ka nendesse rannarajooni majadesse otsitakse siis kortereid või kui palju nende pakkumiste arv praegu on, kas neid on saada? Või kuidas, ei, neid ei ole saada. Ei ole, oluliselt mitte. Ja kui siis tõesti sellise kõrge hinnaga, millega nad ostukohaseks ei sobi siis võib-olla. Enamusele, see on tõsi. Ehk siis ilmselgelt on näha sellist elitaarset piirkonda Pärnus ja siis sellist magalapiirkonda, nii nagu see alati olnud on, et rannarajoonis, mida merel lähemal on nii otsitumad kui hinnad kõrgemad, aga samas on praegu tunda ka, et siiski inimesed juba on nõus kolima üle jõe sinna Tallinna poole ja otsitakse maju ja krunte sealgi ja nad lähevad ka päris kiiresti ära. Ehk et inimesed väga kergelt ju oma kodust ei loobu, et see peab olema tõsine põhjus, miks sa ära kolid oma harjunud keskkonnast. Ja Rääma ja üle vanemad majad, mis renoveerimist vajavad, ei jää ka kauaks ootama. Müüakse kiiresti. Mulle tundub, et igas linnas on oma selline hittpiirkond, kuhu ta laieneb või kuhu inimesed tahavad. Lihtsalt Tallinna kontekstis tundus, et mingi hetk oli Kalamaja nagu selline suur hitt ja kui vaadata siis ka Tartut, siis Tartus on samamoodi sellised erinevad piirkonnad või ütleme siis konkreetsed piirkonnad, see Karlova või vaatad, kuhu otsitakse ja sellist oma niši. Kas Pärnus on ka kujunemas, sest ma tean, et teil on ka selline loomelinnaku moodi piirkond, et kas see võiks olla selliste ütleme selliste hipsterite või selliste loovinimeste piirkond või lihtsalt inimeste piirkond, kes otsivad sellist oma pärast eluaset? On analoogne koht Pärnus küll, analoogselt nimetatakse Kalamäe kvartaliks. See on see koht Jõe ja Riia maantee vahel, kus on siis vana haigla, vana vangla. Nüüd on, kui siia keskuse poole tulla õlletehas ja sellised vanad tööstuspiirkonnad on seal olnud. Samamoodi on seal siis need kaunid puumajad, mis võib-olla ei ole nii pitsilised kui rannapool, aga ta on ikkagi omamoodi hõnguga ja miljööga koht ja väärtustatakse, tehakse täiesti uueks, paremaks ja ilusamaks seda kogu aeg. Ja seal samamoodi tahetakse elada ja otsitakse ka seal. Kuigi võib väita, et need majad vajavad rohkem renoveerimist, kui see välja paistab, sest konstruktsiooniliselt need võib-olla ehituse ajal ei ole olnud kõige parem kvaliteet. Ikkagi selline sloboda või kuidas seda nüüd nimetatigi omal ajal ehitatud soldatitele ja töötajatele. Aga selge on see, et igas linnas on siis selline nagu ongi selline
moepiirkond, jah. mis siis ühel hetkel tegelikult nii kinnisvara hindades hakkab mõju omama, kui ka see piirkond tehakse korda, et kui vaadata Tallinnas Kalamaja piirkonda, see on väga, väga ilus ja samas see on ju südalinnale väga lähedal, nii et ka see piirkond, Kalamehe kvartal on ju kesklinnale ikkagi päris lähedal. On ja see ongi tema väga suur pluss, et sealt sa sisuliselt jalutad igale poole ja ei saa öelda, et seal ei tehta, seal vastupidi just väga palju maju on seal korda tehtud ja ilusalt nii eramajad kui kortermajad tegelikult on seal väiesti olemas. Ja inimesed tahavad seal elada. Puudutaks korraks ka üüriturgu Pärnus, et mis see tänane seis on, et kas nagu tavapäraselt, et pakkumisi tegelikult on vähem, kui tegelikult nõudlus on suurem? Nõudlus on suveperioodis kindlasti suur ja täpselt samamoodi nagu eelnevatel aastatel on hooajalisus see, mida saab välja tuua, et ikka suveüür ja talveüür võib oletada ju, et koroona tegi oma korrektuurid ja võib-olla inimesed hakkasid mõtlema, et kes see ikka siis tuleb Pärnusse suvitama, aga ei, tulid inimesed just Pärnusse ja oli täiesti see suveturg olemas. Ma ei ütleks, et üürid oleks odavamaks läinud. Need on jäänud samale tasemele. No mis maksab üks kahetoaline korter näiteks Mai rajoonis või piirkonnas? Kui sa tahad võtta pikaajalisele üürile, siis tõenäoliselt saad saada 300 euroga kuus. Ja kesklinnas selline ilusam korter, palju siis, mis selle hinna vahe on? Kesklinnas ilusama korteri eest tuleb maksta rohkem. Asukoht loeb ka Pärnus, kuigi see vahemaa ei ole suur. Kui rannas maksad kolmetoalise eest 300 eurot, siis ma usun, et kesklinnas leiad 350-400 kindlasti endale korteri. Mitte nii väga suur vahe. Jah, võib leida ka odavama, aga siis on ta kindlasti kehvemas seisus. Ehk et üüriturule lisandub järjest neid kortereid, mis on hästi korda tehtud, värskelt remonditud, et nad vastaksid kõigile meie kaasaegsetele nõudmistele ja siis tahes tahtmata küsitakse rohkem ja sa oled nõus ka maksma rohkem, sest sul on seal mugavam ja ilusam elada. Võib-olla puudutaks veel Pärnu linna sees olevaid kinnistuid, et kui inimesed tahavad ehitada oma kodu, aga Pärnu linna, et kui palju siis seda, mitte siis renoveerimiseks, aga nagu erinevaid tühjasid kinnistud veel saada on? Ei ole. See on selline ka minev kaup, et on täis ehitatud. Vägagi täis ehitatud. No, otsitakse küll ja pigem leitakse ikkagi nüüd Pärnust juba väljaspool, sest need piirkonnad, mis siin jäävad keskusest eemale, mingil ajal on ju arendatud ja ehitatud sinna ka tänavavalgustus ja kõik teed. Ja neid nüüd praegu avastatakse sellepärast just, et need majad, mis linnas on, mida sa vaatadki, et võiks seal elada ja võiks ära renoveerida, siis see nagu hind vist ei tasu ära järelikult, et lihtsam ja kergem on ehitada uus maja uuele krundile, aga jah, ei räämas kui kesklinnas neid tühje alasid ju nii väga ei olegi. Pigem siis tõesti pannaksegi eelarvele natuke juurde, ostetakse see vanem maja 50-70 000 euroga, kui on võimalik ta leida ja sellele samale kinnistule siis kas ehitatakse täiesti uus või renoveeritakse see vana maja. Näiteks Raeküla on ju hinnatud piirkond, kus on ka vanemaid, koledamaid ja katkisemaid maju päris palju. Okay. Vaatame korraks Pärnu linna ümbruses, et sellised suuremad asulad Pärnu ümbruses, et mis seal kinnisvara valdkonnas toimub, et eeldada võib, et sellist aktiivsust, ma ei tea, Sindis näiteks ei ole, kui on Pärnu linnas või ma eksin? Ei, sa ei eksi, absoluutselt. Sindi on natuke vähem aktiivne kui Pärnu linn ja on piirkondi, mis Pärnust väljaspool ka jäävad ikkagi tühjusesse, aga samas Kilingi-Nõmme, mis enne oli nagu varjusurmas, on praegu ka inimesed tahavad sinna kolida ja tahavad osta seal nii kortereid kui maju, mida seal kahjuks väga pakkuda ei ole. Ja mida rohkem merepoolel lähme, seda suurem aktiivsus on kogu aeg olnud. Häädemeeste piirkond, Kablirand, ikka inimesed tahavad seal elada, sest meri köidab. Ja kas ta nüüd suvilaks või elamiskohaks, ega seal tänases päevas väga vahet ei ole. Siin kaugvõimalused on päris head.
Analüütik Mihkel kirjutab, et Pärnu linna ümbrus paiknevate piirkondade hinnakasvu kujundamisel on olulist rolli viimasel aastal mänginud ennekõike alevikud ja väikelinnad. Jah. See, mis sa just ütlesid ja põhjus on siis just selle madalama ostujõuga tarbijaskond, kes on siis küll väheneva pakkumiste arvu ja suurema nõudluse tõttu siis on ka hinnad kasvama pannud. Nii et ma kujutan ette, et täna Killingi-Nõmmes või on tõepoolest mitte see 2 või ütleme võib-olla suurem korter või ka maja juba saanud korraliku hinnakasvu võrreldes siin kas või võtame siis sellise 2 aastat tagasi. No ta siiski ei näe seda suurt hinnakasvu ka tegelikult nüüd väga kaugel Pärnust, et see optimaalne piir jääb ikkagi 30 kilomeetrit Pärnust. Mis üle selle läheb, seal need hinnad tõusnud ei ole küll, aga on aktiivsus kasvanud, et viiakse ostetakse rohkem, aga sama hinnaga enne need asjad seisid ja ootasid oma ostjad. Täna see ostja on järele jõudnud, tal on likviidsus olemas, ta saab endale lubada seda. Väike asulatest hästi tore koht on näiteks Lavassaare, mis on rõõmus ja roheline ja inimestele vist meeldib seal elada. Sinna ostetakse, samamoodi Audru on alati olnud populaarne. Et sinna on kiire sõita, seal on poed, koolid, kõik asjad olemas, seal on hea elada ja Pärnusse käia ei ole ka kauge. Just. Mis selline tore koht siin Pärnu ümber on ju veel Sauga. Hirvela piirkond ja Saugamajad, et see on ka praktiliselt Pärnu ja linnaliinibuss sõidab sinna hopsti sisse. Seal on toimunud arengud, uus maja on tekkinud. Ja võib-olla tuleb neid veelgi, et seal, kui Mihkel ka kirjutab oma analüüsis, et Tori vallas on tõusnud keskmine korterite ruutmeetri hind, siis see ongi tänu Sauga uus korterelamule. Et muidu Tori vald on selline hoomamatu suurus, aga see on tänu Sauga tõenäoliselt. Nii et Tori vallas on keskmine mediaan hinna ruutmeetri hind 904 eurot. Ja ma saan aru, et kui see hinnakasv on 53%, siis tõenäoliselt on seal taga siis, nagu sa ütlesid, mõni uus arendus. Just. Okei, võib-olla veel mõned lihtsalt numbrid, kes numbrites tahavad kuulda, et siis Pärnu linnas tehti 2021 aastal teises kvartalis kokku 318 korteritehingut ja mis on siis esimese kvartaliga, ütleme siis selle aasta esimese kvartali 33% kõrgem. Ja no rääkimata siis eelmisest aastast, et eelmine aasta teine kvartal ju kukkus ära, eks ole. Lausa 92% on see aasta rohkem tehinguid kui eelmine aasta teine kvartal, see oli siis ju koroonatipp. No kui korteritest rääkida, siis Pärnus vist on see trend ikkagi ka, millele siin Mihkel ka oma analüüsis viitab, et kui mujal näiteks Tallinnas ostetakse kõik korterid ära enne maja vundamendi valamist põhimõtteliselt juba, siis meil hoogustub korteriost ikkagi siis, kui on juba näha, et pool majast on müüdud või natuke rohkem. Et neid maju hakati võib-olla ehitama siis eelmisel aastal, täna aasta hakkasid valmis saama, eks ju, ja nüüd see on kõik hoogustunud ja suuremaks läinud. Ja kuum suvi, see oli ka vahepeal. Keegi ei tahtnud midagi teha. Lihtsalt ei suutnudki korterist välja minna ega see mõelda selle peale, et peaks nüüd mingi korteri ostma kuskilt. Ja oli tunda. Millised sinu kui kinnisvaraspetsialisti nagu prognoosid on just hinnakasvule, et kui praegu meie kuulajad mõtlevad ka just sellesse, et jah, teie jutu järgi turg on aktiivne, tundub, et on nõudlust mingisugust asjade järgi, et kas seda hinnakasvu on näha veel või on see pidurdumas? Ma usun, et ta vaikselt veel kasvab, aga väga palju ruumi vist ei ole. Ennustatakse küll ja loodetakse tegelikult, et nüüd kui pensioni teine sammas vabaneb, september on ka ukse ees, et tulevad suured rahad kinnisvaraturule sisse, aga keskmiselt kättesaadav summa on ju 8000 eurot. See on välja arvutatud, seda on avalikult räägitud. Ja 8000 euroga isegi Pärnumaal on väga raske mingit kinnisvara leida. Kui just sissemaksuks ja pangalaenuga? Jaa, aga vaadake nüüd nagu pankade poole pealt ka, et kui see sissemaksuraha tuleb ühekordse summana, inimene ei ole suutnud oma senise finantskäitumisega näidata, et suudab koguda, siis kui tugev on see tõenäosus, et ta siis seda saab. Ma loodan, et saavad, loomulikult.
kinnisvara ju on ja on ka seda odavama otsavara veel täiesti saada. Koroona mõju Pärnumaale oli väga ajutine, nii nagu analüütik Mihkel Heliste seda meile ka ütleb, et negatiivne mõju jäi 2020 aastal Pärnumaa elamuturul sisuliselt märkamata, mis siis tähendab seda, et te olete saanud oma kinnisvaraturul toimetada sõltumata sellest ja inimesed siis väga sellest ei heitunud. Jah, et majade ja hoonestamata elumaadega on ju tehtud väga palju tehinguid ja see tõesti ei ole taltunud. Et korraks oli vaikus, aga tõesti on sama aktiivselt edasi läinud. Ja võib olla selline nüanss veel juures, et kui varasemalt oli tunda ikkagi, et kevad on aktiivne, suvi ka enam-vähem ja sügisel kukkus ära, siis praegu ei ole ka näha seda, et sügisel jääks vaiksemaks. Pakkumisi on vähemaks jäänud. Ehk siis seda sesoonsust on vähem ja hooaeg nii palju enam ei sõltu, et inimesed pigem teevad oma tehinguid vastavalt vajadusele. Just. Et see on võib-olla muutunud ka sellisest nõukoguaegsest pärandist või mitte nõukogudeaegsest, aga ütleme sellisest, et suvilasse mindi ainult teatud ajal, sest nüüd võib-olla ka elatakse sageli suvilas või on aastaringseks kasutamiseks. Need asjad on küll tänu eelmisel aastale, see on ikkagi täiesti tuntav siin ostjate seas ka, et elataksegi maal ja ei mindagi linna. Korra nädalas käid võib-olla, aga sul ongi põhielukoht juba pigem mujal. Aga inimestel on ka taskukohane omada mitut elukohta juba. Nii et mida me näeme Pärnus on see, et Pärnus on potentsiaali veel päris palju. Kui me räägime täna uusarendustest, siis elamufond on jätkuvalt vanem või vananeb kiiremini, kui uusarendused peale tulevad. See on loomulikult seotud ostujõuga ja ostujõud on ju iga aastaga paranenud või aastatega paranenud, et eks seda me näeme nagu üle Eesti. Ja selge on ka see, et see rannapiirkond ja sellised kuumemad piirkonnad saavad hoogu ainult juurde. Maad ju juurde ei tule, eks ole, et saad ülespoole ehitada, aga laiemaks või uusi krunte sa välja ei võlu sinna, kus neid ei ole. Ja Pärnu rand on ka looduskaitse all, et seda me ei saa ka täiesti täis ehitada. Siin on linnalehmad ja muud toredad asjad, keda me hoiame ja eks üleujutused ja veepiirid ja kõik need asjad tuleb ju ka arvesse võtta, et mäed ehitamine igale poole päris võimalik ei ole. Selles mõttes võib vaadata küll, et meil on pikk rannajoon, aga pigem soovitaks siiski sisemaale. Ja seal on ka ruumi, päris piisavalt palju on nii kinnistuid, kus ootab sisuliselt maja ehitamist, kui need metsad ja maad, mis on veel kasutusse võtmata. Selliste positiivsete nootidega Pärnu kinnisvaraturult me lõpetame. Terje, on sul midagi veel lisada kuulajatele, kes täna mõtlevad, ma ei tea, osta, müüa, vahetada, üürida? Mis see viimane noot oleks, mida sa tahaksid neile jätta? Oma kodu ostmiseks on alati õige aeg. Investeerimise aega võid valida ja seal tuleks emotsioonid kõrvale jätta, aga oma kodu ostmiseks on alati õige aeg. Ja see on praegu. Suurepärane, nii et kui sul on praegu huvi kas osta või müüa, vahetada, üürida, siis võta meie maakleri Terje Võrguga ühendust Pärnu büroost ja ta aitab sul siis leida selle parima lahenduse. Aga aitäh, Terje, ja ilusat päeva jätku sulle. Kõike kaunist.